Amazing grace, how sweet the sound. See, millega see video hakkas, ei olnud mitte suurtüki tuli kuskil Mariupolis või kus iganes. See oli üks teine müra. See oli jumalik suurtükivägi. Me ei kuule tavaliselt seda. Sellist müristamist. Me kuuleme ainult seda müristamist. Kui siin samas lähiatmosfääris see tekib, lööb välku ja müristab ja siis see möödub üürikese aja möödudes ja lööb õhu puhtaks. See haloendeline müra, millega mu pöördumine hakkas ja oli midagi muud. Ma just äsja lõpetasin kuulamise ühe väärikalt mehelt ühe mõtteavalduse, kellest ma pean, on Toivo Teekel. Ja see lihtne ja üdine aus mees rääkis olulistest asjadest. Sõber, millal sa viimane kord vaatasid ERR-i uudiseid või Kanal 2 või TV3? Millal sa viimane kord kuulasid Vikerraadiost päevauudiseid? Said mu mõttest aru, ma ei hakka rohkem lugema. Või millal sa viimane kord avasid Delfi uudised? Või Postimehe või Õhtulehe? Mõtle selle peale. Mina avasin täna, mul oli vaja üks informatsioonikild kätte saada. Üks infokillukene ja ma kiiresti klikkasin sisse Delfisse. Ma sain selle killu kätte, mul oli mingit fakti oli vaja. Aga juba selle üürikese aja jooksul liikudes mööda neid nii-öelda rullides alla infovoogu, et kätte saada see üks infokild. Ma juba tundsin, kuidas musse kleepusid need pealkirjad, kuidas nad kleepusid. Ja ma tundsin millegi sisenemist oma teadvusesse. Ma ei ärka just väga suure rõõmuga igal hommikul, minu hommik on küll pigem keskpäev, aga vahet ei ole. Mu päev lõpeb ka alles vara hommikul. Ma ei ärka just väga rõõmsalt. Sest ma olen teadvel nendest sündmustest, sellest kõuemürinast, mis ei ole siin lähiatmosfääris toimuv kõuemürin, vaid midagi halvaendelist ja midagi kohutavat. Midagi väga kohutavat, millega hakkas see lugu Eriline au, Amazing Grace, võimas kristlik hümn. Ja nüüd teema juurde. Ka selle üürikese hetkega, kui ma otsisin Delfist seda mingit infokillukest, sain ma lühikese ajaga täitsa hoomatavalt oma kehasse
mürki, selget mürki. Kõiki muid eelloetletud, neid pealkirjas ERR ja meie kõikvõimalikud meediakanalid, eestikeelsed, ma ei ava neid väga pikka aega juba, mitmed aastad võiks öelda. Ja ma ei ole mitte infost ilma. Ma olen vaba teatavast mürgist, sest ma kardan seda, et kui ma selle mürgi, kui ma seda ühtlaselt tarvitaksin, nagu seda keskmine eestlane tarvitab, siis mina enam ei jaksakski tõusta. Siis ma ei suudakski enam voodist välja tulla. Sest need sõnumid, see on puhas mürk, sest seal ei ole midagi pistmist tõega. See on moonutatud tõde. Pigem on tegemist nagu mingi malepartiiga, kus on kõik ümber pööratud. Kus valged on mustad ja mustad on valged. Ma räägin täie vastutustunde juures. Ja nüüd selle teema juurde, millele ma ennem viitasin, väärikas jutlus, mis väga mõjustas teadvust. Ma valmistusin selleks ette, sest mul oli aimdus, et seal on midagi väga head. Toivo Teekel, Võru baptisti koguduse vanem, minu hinnangul praegu kõige väärikam Eesti sõna otseses mõttes prohvet, ei ole just kiitsimees jutlustamistega. Kui sa lööd sisse Toivo Teekel YouTube'i, siis sealt hakkab tulema. Muide, tema jutlus ei saa kommenteerida, sellepärast üldiselt kristlike materjalide all on kommenteerimise võimalus, temal seda ei ole. Ja ma tean väga hästi, miks seda ei ole. Sellepärast, et ta ei anna kuradile võimalust enda seljast talluda. No see selleks. Jutlus, mille pealkiri oli Mäe all ja mäe peal. Fantastiline. Ülilihtsad asjad. Ta on kristlik jutlustaja. Ta on väga jumala sõnakeskne ja mittekristlasel on kindlasti natuke raske jälgida seda faabulat, millele tema jutlused on üles ehitatud. Paraku on tõesti seda raske jälgida, sellepärast, et see on tihedalt täis jumala sõna seoseid nii vanast kui Uuest Testamendist ja selles nagu orienteerumiseks peaks olema tegelikult teatav baas tundmine, jumala sõna tundmine, et üldse aru saada, millest jutt on. Ja sellepärast ma nagu mõtlesingi kuidagi viisi, et ma proovin redigeerida väljaspool jumala sõna kasutamist seda telgmõtet, mida ta kandis selles jutluses, mida ta kannab kõiges, mida ta kannab iseendas. Sest ta on jumala mees ja ta on tõeline paresiast. Ta valib oma sõnu muidugi, sest ta ei ole huvitatud sellest, et tal kantsli keelt tuleb. Remargina siia vahele, tema nimekaim, Toivo Treibut, tervitan ütlasi Toivot, oli just jutlustaja, abiõpetaja Eesti Luterlikus kirikus, kes nüüd juba üle aasta tagasi sai kantsli keelu ja ta kõrvaldati, ühesõnaga ta vallandati. Et see, need on alles õied, viljad on tulemas. Aga see selleks. Jutlus temaga mäe all ja mäe peal. See kätkeb endas tegelikult ülilihtsat kujundit. See on positsioneering, kust tasemelt sa saad olemasoleva informatsiooni sündmuste kohta, millesse sa astud siis, kui sa hommikul teed silmad lahti ja astud välja oma soojast voodikesest
ja astud vastu päevale. Nii sa astud tegelikult info välja. Äratuskell toob su siia sellesse reaalsusesse, kui sa pead äratuskella kasutama. Kui sul on vabadust ärgata siis, kui uni on täis, vahet ei ole. Kui tuled välja unefaasist, siis sa astud siinsesse reaalsusesse. Ja millisel kõrgusel sa astud sellesse reaalsusesse? Milline on sinu informeeritus kõigi sündmuste kohta ja kui pikk peaks nüüd olema see lineaar, mida ma puudutaks? Kas 2 aastat ja 3 kuud distants tänasest päevast 2 aastat 3 kuud tagasi, 6 aastat tagasi, 6 aastat tagasi, õigupoolest juba 7, vallandub see nii-öelda pagulaskriis. Sa ei mäletad seda. See oli minu nii-öelda radikaliseerimise aeg, mis päädis sellega, et lõpuks ma olin sunnitud lahkuma Eesti Isamaalt ja elan 5. aasta juba Hispaanias ja olen sellega leppinud. See on lihtsalt mu saatus. Ma olen leppinud ja see ei ole mitte halb saatus. Nii, kuhu veel või kui pikale võiks veel venitada selle lineaari? Kust kohast hakkab sündmuste ahel, mille kohta saab olla tegelikult igal mõtleval inimesel, kes ärkab ja astub päeva ja ta on varustatud informatsiooniga, tal on tõekspidamised ja ta hakkab toimetama. Ta kannab kaasas oma tõekspidamisi, mis hakkavad sind puudutama riivamisi kõiges ja kõikjal, ükskõik milles. Iga suhtenurk, iga järgnev, otse kui stoppkaader. Kui elu võtta nagu film lahti pakkida, siis ta koosneb stoppkaadritest, sündmustest ja veel väiksematest, kuni tõesti niimoodi täiesti stoppkaader haaval. Läheme veel tahapoole või? Pagulaskriis. Kus kohas? Sa ju mäletad seda. Kuidas ühtäkki oli Eesti vaimustatud sellest tõsiasjast, et Eesti saab täidetud sealt kuskilt 3. maailma riikidest, mingist X-kultuuridest tulevate inimmassidega. No sellega läks nagu läks. Aga see sõnum oli see, et me kõik a priori oleme sellest vaimustatud. Lähme veel natuke tagasi. Lähme kuskil aastale 7-8 tagasi, kui ühtäkki ilmnes, et homoseksuaalsed inimesed, iseenesest loomulikult nad omavad, vaatamata oma sättumusele ja oma erisusele, loomulikult nad omavad kõiki, nad on alati olnud. Ma tunnen isiklikult piisavalt palju homoseksuaalseid mehi ja ka mõningaid homoseksuaalseid naisi. Ja nad on isiklikult tuttavad ja nad on absoluutselt normaalsed inimesed. Ja nemad on need, kes ütlevad, meil ei olnud seda vaja. Nüüd on ta alles meie ellu, vaatamata meie erisusele tulnud keerulised ajad. Jätame siis nüüd oma rahva sinna paika. Kuhu me veel tagasi saame minna? Kui kaugele? Mis võiks olla järgmine peatuspunkt sellel lineaaril, mida mööda ma lähen nüüd minevikku? Lähiminevikku. 2014. Maidan Ukrainas, mida meile esitati kui
põhimõtteliselt nagu tõelist valguse võitu. Fantastilised sündmused. Loomulikult revolutsiooni käigus tapeti seal paarsada inimest, mingitel asjaoludel küll snaiperid lasid neid katuselt. Kes need snaiperid oli, seda ei saa tänase päevani teada. Sellest nagu ei taheta rääkida. Snaiperid lasid lihtsalt. Nagu poisikesed lasevad õhupüssiga tuvisi. Kuskil katustel Kiievi keskväljakul. Sellest snaiperid katustel. Neid jäid tuvastamatuks, kes lihtsalt hukkasid inimesi täpsuslaskuda. Suur sündmus 2014. Kuhu me veel tagasi lähme? Selles sajandis. Majanduskriis, mis raksatab järsku, et kuskil kohas lihtsalt ühel ilusal päeval kaotasid. Ma jään Eesti raamesse, ma ei lähe Eestist välja. Kus ühtäkki kaotasid 10 000 inimesed. Kõik see, mille nimel nad olid iga päev usinasti tööd teinud. Keskklass ja tööinimesed ja kõrgem keskklass, rikkad äriinimesed. Ühtäkki, et kuskil kohas kukkus mingisugune börs, mingi naljaka nimega Lehman Brothers. Kuskil kohas mingi börs kukkus kokku, kuskil kaugel. Ja selle tulemina kaotasid Eestis oma kodud 10 000 inimesed, sest nende unistused oma päriskodust lükkusid kaugel, aga neil jäi üks võimalus. Nad tänase päevani maksavad neid pangaosakuid. Seal kodudest pidid nad loobuma. Aga takkajärgi nagu surnud hobuse eest maksavad nad siit saadik osad. No see selleks. Kuhu me veel tagasi lähme? Kui kaugele veel? Tegelikult nii tuleb tükk tühja maad. Ma jätan isegi laulava revolutsiooni vahele. 20. augusti 1991 Eesti iseseisvumine, sellele eelnevad 3-4 aastat, kui kõigi silmad säravad, südamed on täis ootus, ärevust, midagi on juhtumus, midagi on sündimus. Kas tõesti saabki teoks see? Mina õigupoolest peatuksin järgmises kohas 85. aastas. 85 aasta. Kuidagi viisi ma tundsin. Ma olen sellel ajal muide Rummu vanglas 85. aastal, kui EKP etteotsa astub see kummaline pruunide elavate silmadega mees nimega Mihhail Gorbatšov. Ma olen spekulatsiooni paragrahvidega ja valuutaoperatsioonide eest kandmas vanglakaristust Rummu vanglas. Ja ma tundsin oma südames, see on tunnetuslik asi, ma tundsin, midagi hakkab muutuma. Niisugune ootusärevus, see hakkaski muutuma. Nii, rändame selle ekskursiga veel tahapoole, kui kaugele, kuhu. Kaugele tegelikult oma isiklikus mälus ma ei saagi minna, sest need ei ole väga olulised sündmused, siis nüüd aastast 85 tahapoole. Moskva olümpia, pole nagu midagi olulist. Afganistani sõda, mitmed mu sõbrad olid Afganistanis võitlemas. 2 tuttavat poissi, mitte sõpra, aga 2 tuttavat poissi jäid sinna. Ka need ei ole olulised sündmused. Tegelikult ma tean, kuhu ma siin. Ma jõuan nüüd mööda oma seda ajaloo ekskurssi pidi tagasi minnes. Tead kuhu? Ma jõuan aastasse 36, 7, 8, 9. Nii nagu mind
võib-olla ka sind, aga Eestis vähemalt tuhandeid inimesi on puudutanud, sest nüüd üle 80 aasta hiljem on ühtäkki saanud aktuaalseks ja kõigi kõrvadeni on jõudnud mingisugune lugu ükskõik millisel tasandil, sest infot selle loo kohta on tegelikult küllaltki vähe. Nagu tõeline piiblilugu. See on lugu turuprohvetist nimega Karl Reits. Sa oled ju temast midagi kuulnud. Turuprohvet, kellel oli üks sõnum aastast 36, no vahet ei ole, 35, 36, 37, 38, 39 kuni 40. välja 41. aasta sõja esimeste päevade sees, esimeste nädalate sees ta läheb praktiliselt, seda võib nimetada märtrisurmaks. Hävituspataljoni võitlejad või ütleme terroristid puhtal kujul, eks, hävituspataljonlased lasevad ta maha kuskil külaserval kartulipõllul ja sünnib veel tema viimane ime, vähemalt selline on selle, seda võib tinglikult legendiks nimetada, ma ei tea, kus see pärineb, aga et väidetavalt ta jõudis ennem seda, need olid siis ositi olnud nagu venekeelsed hävituspataljonlased, no need olid eestlastega pooleks, et ta jõudis ka puhtas vene keeles, mida see mees väidetavalt ei vallanud absoluutselt, ta oli täiesti umbkeelne. Ta oli puhtas vene keeles, oli neile kulutanud evangeeliumit, sõnumit Jeesusest, Kristusest, lunastusest, andestusest ja pärast seda ta hukati. Ja ta taskus oli veel pärast mingi kiri, mille ta oli soovinud postitada, aga ka see ei ole oluline. Turuprohveti Karl Reitsi sõnum oli nende aastate raames ainult üks. Parandage meelt. Häda tuleb. Parandage meelt. Häda tuleb. Ja nagu tõelisele prohvetile omaselt pidi ta oma sõnumit edastades kogema väga palju kannatusi, väga palju mõnitusi, väga palju alandusi. Läbi käima suhteliselt kitsast teed käima, sest tavalise lihttöölisena ta oli Treiali elukutsega, aga ta oli ka sellest loobunud ja ta elas siis nii-öelda jumal teab millest. Oli tal ainult üks asi, edastada sõnumit, häda tuleb, parandage meelt. Ja loomulikult terve see pakett neid kannatusi, mida ta pidi kogema kuni oma märtri surmani, oligi nagu loomulik osa. Nii on ka piibliprohvetid, piibli aegade, piibli sündmuste, mis on piiblis kirjas, mis ulatub muidugi aastatuhandete taha. Täpselt samamoodi on ka prohvetitega käitutud siis, nii käituti Karl Reitsiga. Teda loobiti turul, kus oli tema see põhiline, mida Jumal oli talle ilmutanud, et sinu tegevuspiirkonnaks olgu turud. Tallinna Keskturg ja Estonia teatri taga sellel ajal olnud siis ka turuplats, kus ta peamiselt tegutses ja kus teda tunti, seal loobiti teda mädanenud puuviljadega ja millega iganes ja sõimati ja aeg-ajalt sai ka näopeksu ja pidev arreteerimine, nii-öelda avaliku korra rikkumise eest, nii et ta oli arestis piisavalt palju. Ja sihikindla mehena ehk Jumala prohvetina üritas ta saada audientsi siis vastavalt Pätsi juurde ja Laidaneri juurde. Ja mõlemite juurde ta ka jõudis oma sihikindlusega ja mõlemad need isikud, kaks Eesti tuntumat riigireeturit, tõelised riigireeturid, Konstantin Päts ja
ja siis vastalt Johan Laidoner, Päts, kui tõeline kollaborant ja aferist, oma olemuselt on aferist, kurjategija. Ja just aferist selles mõttes, et ta proovis prohvetit üles osta, ta pakkus talle eluaegse pensioni, kui ta lubab ja allkirjaga kinnitab, et ta rohkem ei hulluta rahvast. Tal on pension, korralik pension. Presidendi poolt oli pakutud, ta keeldus sellest muidugi. Ja Pätsilt taotles ta ainult ühte asja ja ainult ühte, et riigivanem, sellel hetkel oli ta riigivanem, vahet ei ole, see on sõnade mäng, kas riigivanem või president, kuulutaks välja ülerahvaliku presidendi siis nii-öelda egiidi alt paastu ja palvepäevad meeleparanduseks ja paastuks ja palveks. Päts muidugi, tal niisugust mõtetki peast, ta pakkus pensioni. Laidoner oli selles mõttes, oli nagu reljeefsem mees, ta lihtsalt lasi ta arestikambrisse panna ja ta sai kumminuiaga sai peksa, et kui ta ei lõpeta seda avalikus ruumis selle sõnumi edastamist, siis läheb pikalt vangi. Nii et see oli siis teise riigireeturi, tõelise riigireeturi, veel ohtlikuma riigireeturi, kui see Päts oligi, sest ta oli ikkagi sõjaväelane ja vabadussõja niisugune, kuidas öelda, ikkagi sümbol teatud, see oli veel super kaabakas. Ja nad on mõlemad põrgus muide, põrgus. Usud sa põrgusse või ei usu, see ei mängi mingit rolli. Nad on põrgus, sest nad on reeturid. Siia jõudis ekskurss, aga nüüd põhiline point. Põhiline point on see, Karl Reits kuulutas meeleparandust. Paast ja palve sinna juurde. Meeleparandus. Millega seda meeleparandust peaks tegema? Kuidas sina kujutad ette meeleparandust? Ja see ongi minu videopostituse põhiline point. Me oleme täpselt samas seisus, nagu see muster kordub. Sa võid seda hiljem kontrollida, sa saad näha, mitte et mina oleksin Karl Reitsi õigusjärglane, aga see lõpeb kohutavate asjadega, kuhu praegu me siseneme. Karl Reits kutsus meeleparandusele. Ma usun, väga paljud inimesed võtsid selle vastu. Ja sina, kes sa praegu mingi valemiga kuulad mu teksti ja mõtled, mida see Neeme nüüd räägib? Kuidas meelt parandada? Ma ei ole nagu päris kristlane ka. Ma nagu usun, et Jumal nagu oleks kuskil, aga kas ta ikka on ja kas tal ikka on rahvaste ja inimeste saatuses nagu selline määrav osa, et kas see ikka nii on ja teeks küll midagi hea meelega. Aga kuidas ma seda nagu teeks? Kas ma peaks selleks kirikusse minema või? No mis ma seal kirikus teen? Seal tuleb kindlasti keegi niisugune ära seletatud näoga onu või tädi tuleb ja hakkab mind varukas sikutama ja seal midagi Jeesusest rääkima ja Jumalast, seda ma ju jälle nagu ei taha. Ma ju natukene olen kristlane, võib-olla see isegi ristitud, aga see oli väga ammu, umbes 30 aastat tagasi. Et kas see ikka maksab veel ja jõulude ajal käin ikka nagu kirikus käin ja Jumal nagu on kuskil, aga mida minu otsus? Mis tähendab meeleparandus? Mis tähendab meeleparandus? Ja ma jäin selle peale mõtlema. Meeleparandus. Ma veel kordan, see on selle postituse point. Sest kõik muu on ju tegelikult mingi info, mida võib loksutada seinast seina,
ühte sedasama infot halvaendeliste sündmuste kohta liinil Ukraina, Venemaa ja kogu see natsistlik, fašistlik, russofoobne poliitika, mida nüüd hakatakse rakendama ülivõimsalt, et eesmärk on tegelikult jõuda verevalamisteni, mässudeni ja et siis anda ajend Vene Föderatsioonil tõesti asuda täpselt samasuguse operatsioonile, sest pea meeles. Ametlikult on tegemist Vene Föderatsiooni poolt Ukraina demilitariseerimise ja denatsifitseerimise sõjalise operatsiooniga. Sõda kui sellist ei ole välja kuulutatud Ukrainal. Denatsifitseerimine ja demilitariseerimine. Eesti pingutab nüüd valitsustasandil kogu hingest, sest nad kõik on satanistid viimseni, kõik viimseni. Enamik EKRE juhtkonnast kaasa arvatud. Nad on täiesti teadlikult saatana teenistuses. Et kui nüüd hästi pingutada, et saada need punktid täis, et Vene Föderatsioonil oleks olemas alusmaterjal, nii-öelda Putini kindralstaabil, et Eestis on kaasmaalaste taga kius võtnud suured mõõtmed ja Eesti kui Venemaa lähinaaber, et Vene metropol number 2 Peterbur asub Eesti piirist ainult mingi tühise 180 kilomeetri kaugusel Eesti piirist. See on julgeolekurisk Venemaa poolt vaadatuna ääretult suur ja Sankt-Peterburg teadupärast on Venemaa kroonijuveel, tegelikult pealinn, aga see on Venemaa au ja uhkus, see on Venemaa kultuurikeskus ja see on neil väga kallis ja see on väga tähtis. Nii et Eesti demilitariseerimiseks ja denatsifitseerimiseks on vaja saada lihtsalt punktid kokku. Ja selleks pingutab praegu Eesti satanistlik eliit kogu hingest. See oli nüüd jälle üks nii-öelda vahetükk, jõuasti tagasi selle teema juurde. Meeleparandus. Et kuidas sina ja mina saame seda muuta. Ja kas me saame muuta.